no täna kohe hommikul vara üleval ja sõit läheb siis siit Veneetsiast Torcello saarele kõigepealt. Pileti sai mugavasti päevapassi sealt eespoolt piletikassast, maksis 25 €, et need Vapoletasõidud on siis suhteliselt kallid, 9,50 on siis üks ots ja kui tahad rohkem otsi teha, siis mõistlik osta päevapass 25 €. Selle paadiga sõitsin siis Torcellole, et paistab siukene üsna vaikne ja maha jäetud võrreldes teiste saartega. Eks see Torcello lugu on selline huvitav, et ta olevat olnud kõige vanem siis asustatud saar või püsiasukoht siin Veneetsia laguunis, et 453 juba olevat esimesed jäljed. Aga malaariad ja siis laguuni suurem liigendatus vähendasid kohe maitsele Torcello tähtsust ja tänaseks on ta jäänud siis siukseks arheoloogiliseks nagu mälestuseks. Kuradi sild, selline nagu need vanasti Veneetsias olid, ilma käetugedeta. Santa Maria kirik, lähenen sellele saare tähtsamale religioossele siis ehitusele üsna huvitava nurga alt. Aga ta olevat 7. sajandist pärit ja sedasi olevatki üks vanimaid täna veel püsti seisvaid Veneto regiooni religioosseid ehitisi. Siuke üsna tähelepanuväärne. Vaataks siis natukene siit eespoolt ka. Kuulda on, et sees elu käib, kuigi hommikul 8:30. Eks ta turistidele on veel suletud. Siin on üks turisti nänniputka ka veel suletud. See infotahvel siin räägib, et isegi 1. sajandil enne Kristust kuni 1. sajand siis pärast Kristust, et isegi siis olevat esimesi inimesi siin elanud Torcello saarel, aga selle asustuse siis saatus ei ole teada, et võimalik, et see asustus suri välja ja siis 400 midagi, 453, et siis tulid uued inimesed, uus asustus ja tegid selle katedraali, aga kõigepealt olevat siis see veepiir välja ehitatud. No mitte see, aga inimesed siia tulid kõigepealt. Ja siit poolt on ära näha siis ka selle kiriku kellatorn. Põhimõtteliselt on sinna päevasel ajal võimalik üles ka ronida ja väike panoraamvaade saada. Kogu krempel. Kõrval siin minu selja taga on nüüd muuseum. See kivitool on Attila troon, et vaevalt, et hunn Attila siin kunagi istus, aga kohalik siis saare valitseja ilmselt siis istus siin. Ja legend rääkivad, et kes siin kivitooli peal istub, et siis pidavat järgmise aasta jooksul või lähema aasta jooksul abielluma. Et vaatame, kuidas siis on. No ja siit toolilt või troonilt saab kenasti siis kogu seda kirikukremplit Santa Maria kirikut vaadata kõrval siin. No okei, et kui õigest nurgast läheneda infot lugeda, siis on näha, et tegelikult siin on isegi mitte üks Santa Maria siis kirik, vaid siin on neid kiriklisi ehitisi 1, 2, 3, 4 ja asutamine 639 Basilica of Santa Maria Assunta. Siis on The Church of Santa Fosca kirik ja veel paar muud tähtsat ehitust.
Oh, misuke vahva laevuke, tüüpika Veneetsia. Seal on üks söögikoht, tüüpiline Veneetsia. No praegult alles lastitakse sinna asju, et ei ole veel avatud. Ja siis aed on siuke laevukesega. Järgmiseks suundun Bulanole. Juba kaugelt paistavad silma värvilised majad ja jutud räägivad või legendid, et kalurid olevat need kunagi majad hästi värviliseks värvinud, et siis udus neid paremini näha. Natuke tänavapilti ja värvilisi majasid. Bulano olla tuntud oma pitsi valmistamise poolest. Et Bulano pits olla omal ajal isegi nii maailmakuulus, et seda kasutati valuutana. See tänavapilt on küll super vahva. Juba selle pärast, juba nende värviliste majade pärast tasub siia tulla vaatama. Ja sihuke elu siin. Ja päev hakkab vaikselt pihta. Hakatakse ärkama, söögikohti avama. Riideturg püsti pandud. Et see pitsi tegemine mitte ainult jutt ei ole, siis siin on tõepoolest näha ka pitsi kauplus. Ta alles sätib asju ülesse, aga põhimõtteliselt täitsa olemas. Siin on need pitsist lehvikud ja maskid ja värgid ja sees on siis lahke müüja ja lubas kõike vaadata ja katsuda ja ütles, et siin saarel kõike tehakse käsitööna. Et ei ole ühtegi tehas siin. Ja tal on siin ka siidimaali ja klaas on Bulanost. Siukene kauplus, kõike võib vaadata. Ja juba näeme turistiholde suurte puntidena tulemas. Ja siin juba valmis kõik ootamas. Veel vaade Bulanole sillaga ühendatud naabelsaarekese pealt. Päris kena panoraam. Tulin siia kohalikku surnuaeda vaatama, et paistab siuke päris uhke ja lilledega kaunistatud. Ja samuti seal armastatakse neid majakesi. Ja siis on ka seinad. Seina sisse hauakohad tehtud. Päris mitmekesine. Bulano, klaasipuhujate saar. 13. sajandil klaasipuhujad komandeeriti Veneetsiast siia teisele saarele, et ei tekiks tulekahjusid seal põhisaarel. Ja sellest ajast siis Bulano on tuntud klaasipuhujate saar ja klaasipuhujad oli nii austusväärne elukutse, et igasugused soodustused ja värgid neile, aga ühte asja nad teha ei tohtinud, oli saarelt lahkuda, et mitte oma kunsti ja oskusi siis kaasa võtta. Ja siit igal pool vasakul paremal nüüd näen klaasikauplusi. Siin on kohe täitsa näitus nendest asjadest. Uhkad lühtrid. Bulano klaas. Kui tahad originaali, siis vaata seda märki.
Vau, millised lühtrid. Ise küll klaasi osta ei taha, aga vaadata on ilus. Täitsa selge, kui ma panen niimoodi kella pealt suvalise marsruudi ja hakkan astuma, et siis ma satun tavalistest tudistitrajektooridest kõrvale. Aga no, ausalt öelda natuke tade näha isegi seda lohelust ka. Et noh, lohelust nii palju kui on, et siin mingisugune ehituste ala. Aga et muidu linn on nii täis ehitatud, et ei näe puukestki kohati. Vaatekoht, sealt paistab klaasivaabtiku korsten, mingi kirik, paadikesed sõidavad. Ma ei tea, ausalt öelda. Alguses, kui ma kaarti planeerisin, siis ma arvasin, et siin on mingisugune vabrik, ei osanud arvata, et siin on siuke tühel maa. Vene, kui jõudsin. Et tavaliste inimeste tavaline elu Murano saare peal. Muidu käid seda turistitrajektoori pidi ja vaatad, et ainult pidu ja pillerkaal ja kaunid klaasid ja kristallid. Aga tegelikult on siin ikka samas kõrval täiesti tavalist ka elu ka, et inimestel auto asemel paadid. Tavaliste inimeste tavalise elu tänavad. Et kolmapäevane päev ja siukene rahulik elu. Rütm tundub nendel Veneetsia laguuni saartel elurütm olema siukene rahulikum, mitte nii närviline, kõik ei tõmble niiviisi nagu võib-olla mandri peal. Veel üks Püha Maria katedraal siin Murano saarel. Neid Püha Maria katedraale ja kirikuid, neid on siin ikka hulgem, et millegi pärast see maal ja neile nii väga tähtis. Klaasitehas ja ahi. Siin mingi demonstratsioon ka hakkab. Demonstratsioon klaasi tegemise kohta täitsa on, aga praegu on lõunapaus, nii et tunni või poole teise pärast. Aga siin on siis see klaasipood, tehase pood. No need tehase poed, mis on tehase juures, need on ikka kõik suhkemad. Puhumistehnika. Glass factory is one of the oldest and prestigious here in this island. Today we are part of a small consortium, producer and exporter of the glass all over the world. Parin klaasi viivad kvaliteet Prantsusmaalt. Mida ta seal nüüd oli? We obtain different colors, the master, round paint over transparent glass. We have also added 3 from our 3 glass factory that works without. Because it works in a team composed from 2, 3, also 4 people that can help to make the big chandeliers, the big vases. 25 aastat kogemust nõuab meistritiitel. See meister olla 30 aastat kogemust. Now the master put this small vase into another oven that works around 600 degrees. Ahju läheb 600 kraadiga. That takes from 24-48 hours. Teine tehnika on klaasi sisse mitte puhuda, aga teha mingisugune elukas seal lihtsalt nende tangide ja muude instrumentidega venitades klaasi. Et demonstratsioon seal klaasivabrikas iseenesest oli tasuta, pärast seda üritust
meistritööd, siis juhiti kõik sujuvalt sinna klaasi suveniirikauplusse. Siis ma sain ka teada, et tegelikult seal kaupluses üldse filmida ei tohi. No igatahes siis seal tutvustati neid erinevaid esemeid ja öeldi, et promotsionaalsete hindadega neile, kes vaatamas käisid. Aga noh, kohustus muidugi midagi osta ei olnud, nii et sai sealt sujuvalt minema lipsata. Aga seal eespool teises klaasivabrikus, kus ma käisin, et seal tegelikult oli nagu tasuline, et maksis 15 €, nii et tasub ringi käia ja vaadata, võib saada tasuta näha, võib maksta ka. Muidugi ega need klaasinännid odavad ei ole, et vaat see väiksed loomakesed 13, 15, 18 €, no ühe kirsi saab 6 €-ga. Ja siin on nad isegi natukene odavamad, et tegelikult seal klaasivabrikus isegi ma vaatasin, et üks mingisugune tavaline täving, et maksis 20 €. Natuke vaateid. Ja tiir tehtud. Sõidame Veneetsiasse tagasi.